Edgar, sina alustasid seda Rooma klubi asja. Rääkisid globaalprobleemidest, et mis seis on globaalprobleemid tänases seoses, mis on sinu pilt? Jah, tõesti, Rooma klubiga ma omal ajal alustasin ja Aurelio Petsei, kui ta suri, siis ma olin Eestist vist ainus, kes sel puhul kirjutas negroloogi või mälestuse Petsei kohta. Aga mis tänaseks on saanud? No aga ma küsiks teie käest vastu, et mis on saanud Rooma klubi tegelastest nagu Medeus ja tema abikaasa ja mitmed, ka Laslo ja mitmed neist tänaseks on suurest poliitikast, kus nad nii ootamatult esile kerkisid, sealt kadunud aga ma olen väga rahul sellega, et nad ikkagi tegid oma töö ära ja panid selle maailma natuke teistmoodi mõtlema. Aga milles sa näeksid täna Rooma klubi sellist põhilist rolli või mida peaks tegema, et Rooma klubi oma väärikat nime väärt oleks? Ei, ta on praegu väärt, ta on ikka üks selline organisatsioon, kes on algusest peale olnud selle nime vääriline ja ma arvan, et see nimi ei kao tal kuskile. Ta on ju iga aasta peab oma istungeid ja kongresse või ükskõik, kuidas neid nimetada ja ma arvan, et see ka tänapäeval seda tuletatakse meelde ükskõik, kas enam või vähem, aga ta on igatahes inimestel meeles. 2 päeva pärast tuleb Rooma klubi kokku ja tõenäoliselt pean mina olema see, kes Eesti nimel läheb ja mingeid mõtteid avaldab. Kui see ei oleks mina, kui see oleksid sina, kes seal kogunemisel esineks, mida sa kõige põhilisemaks peaksid, mida öelda? Ma arvan, et ma ei kavatseks seal üldsegi esineda, küll seal on teisi inimesi, kes esinevad ja mina olen neist asjadest suhteliselt ikkagi eemale jäänud. Kuigi ma olin viimati Tallinnas, kui oli Rooma klubi nõupidamine või konverents, nii et mingi seos on, aga ma ei arva, et ma peaksin siin olema see, kes midagi ütleb, aga ma vaataksin hea meelega. Mida sa arvad nendest viimastel aastatel ülemaailmseks nüüd juba kerinud noorte väljaastumistest? Kuidas sa selle peale vaatad? Ma ei võtaks neid väga tõsiselt. Aga noored on ilmselt segaduses kogu selles virvarris, et kohe tuleb maailma lõpp ja kohe on kõik otsas ja me oleme kõik ressursid ära kasutanud, me oleme kõik hukka lasknud. Kuidas selles anda noortele mingisugune siht, mida nemad peaksid tegema? Kas osta auto või mitte osta auto? Arusaama asjadest. Ega see ei tule väga lihtsalt ikkagi. Inimestele on kellel on mida pähe määritud või kes millega on tegelenud, nii et eks inimesed peavadki seda mõistma. Kas see vihikuke, mis te Valdiga omal ajal kirjutasite, kas see võiks olla kooliprogrammi osa? Globaalprobleemid, jah. Ja tulevikus stsenaariumid. See ei olnud päris vihuke, see oli mitusada lehekülge. See kokkuvõte on vihukene, ma sellepärast ütlen. Aga ma ütleks niimoodi, et inimestele on tähtis see, kuidas nemad asjast aru saavad. Ja nii tuleb ka neisse suhtuda.